Kuidas kandideerida Erasmus+ vahetusõppesse? Väike juhend alustajale. Selles videos tutvustame, kuidas kandideerida Erasmus+ vahetusõppesse. Esmalt anname kogu protsessist sissejuhatava ülevaate ning seejärel liigume edasi detailsemate juhisteni, sealhulgas taotluste ja ankeetide täitmiseni. Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis toetab rahvusvahelist õppimist ja pakub tudengitele võimalust omandada kogemusi välisülikoolis. Selline õpiränne aitab arendada nii keeleoskust kui ka erialaseid pädevusi ning annab väärtuslikke oskusi, mida tööandjad kõrgelt hindavad. Kandideerimisprotsess koosneb 6 sammust. Esimene samm on selgitada välja oma võimalused. Selleks tasub uurida SoleMove'i süsteemist, milliste partnerülikoolidega sinu instituudil lepingud on. Teine samm on kontrollida iga lepingu tingimusi, sealhulgas keelenõudeid ja seda, millisel õppeastmel on võimalik õppima minna. Kolmandaks soovitatakse oma plaanid läbi arutada Erasmus+ koordinaatoriga, kes saab aidata sobivate valikute ja küsimustega. 4. samm on tähtaegade jälgimine. Põhikonkursi periood on tavaliselt veebruarist märtsini, järelvoor toimub septembris. 5. etapis tuleb juba esitada taotlus vastavalt ülikooli õpirändekeskuse juhistele. 6. samm puudutab olulist lisateavet. Erasmus+ stipendium toetab tudengit reisil ja õpingute ajal ning enamasti on partnerülikoolis õppimine tasuta. Erasmus+ programmi raames õppides kehtib reegel, et vahetusüliõpilane on vabastatud vastuvõtva kõrgkooli õppe, registreerimis- ja eksamitasudest ning laborite ja raamatukogude sissepääsutasudest. Erandina võib välismaal õppides olla vajalik tasuda väikest tasu kindlustuse või üliõpilasorganisatsiooni liikmesuse eest. Tasub meeles pidada ka praktilist nõuannet, et Erasmus+ programmis saab samasse vastuvõtvasse ülikooli kandideerida korraga mitu meie ülikooli üliõpilast, mis teeb uue kogemuse alustamise märksa julgemaks. Nüüd, kui oleme läbinud üldise ülevaate, liigume edasi detailsemate juhiste juurde, mis aitavad sul kõik vajalikud ankeedid ja dokumendid korrektselt täita. Järgmiseks, nagu lubatud, liigume edasi selle juurde, kust alustada, kui oled jõudnud otsusele kandideerida Erasmus+ programmi kaudu välisõppesse. Usume, et sul ei ole päris ükskõik, millisesse riiki või ülikooli minna, seega tuleks kõigepealt välja selgitada, milliste ülikoolidega meil, Humanitaarteaduste Instituudil, lepingud sõlmitud on. Selleks tuleb siseneda SoleMove'i süsteemi. SoleMove'i lingi leiad ülikooli kodulehelt rubriigist Kuhu minna, aadressilt www.tlu.ee/kuhu-minna. Kõige lihtsam on päringut teha nii, et vajutad Your Home Unit kastikese lõpus olevale väiksele kolmnurgale, pärast mida avaneb rippmenüü. Vali rippmenüüst School of Humanities ja vajuta Search nuppu. Seejärel kuvab süsteem riigid tähestikulises järjekorras ning nende all lepingud erinevate ülikoolidega. Kui soovid minna välisõppesse konkreetsesse riiki, on sealt võimalik kiiresti üles leida kõik just sind huvitava maa lepingud. Kõik meie instituudi lepingud ei ole seotud kindlate erialade või õppekavadega. Kui partnerülikooliga on aga kokku lepitud konkreetsed vahetusvaldkonnad, on need lepingu infos selgelt välja toodud. Näiteks Prantsusmaa lepingute puhul on selleks enamasti French Language and Culture. Klõpsates lepingu juures olevale väikesele lillale ikoonile avanevad konkreetse lepingu detailid, mida on väga oluline teada. Sealt näeb, kas leping on sõlmitud tudengivahetuseks, millised on keelenõuded või mis tasemetele, kas bakalaureuse või magister leping sõlmitud on. Pea meeles, et nii nagu Tallinna Ülikoolis, võib ka välisülikoolis enamus õppetööst toimuda kohalikus keeles. Vahel on lisatud ka otselinke olulisele infole, nagu näiteks kursuste kataloogile. Kui eeltöö on tehtud ja mõned huvipakkuvad ülikoolid välja valitud, võib tulla plaane arutama instituudi Erasmus koordinaator Maris Petersiga. Maris Petersi kontakti leiate ülikooli kodulehelt. Võid astuda julgesti läbi tema kabinetist või saata e-maili.